X Factori finalistist ja Instagrami mõjutajast sai mõrvas süüdistatav. Prokurörid teisel pool ookeani väidavad, et ülimalt kuulus Instagrami modell on vastutav teise mõjutaja surma eest. Väidetavalt sõitis ta talle Mercedesega otsa ühe Londoni peene ööklubi ees, samal ajal kui kuulujutud käivad nende kestvas tülis. See on Scandal, mida juhib Lawrence Cron. Mina olen Sierra Gillespie. Londonis elav Instagrami kasutaja on nüüd trellide taga ja seisab silmitsi kõige tõsisema süüdistusega pärast seda, kui ta väidetavalt sõitis oma autoga teisele mõjutajale otsa ja jättis ta surema. See juhtus pärast mitmekuulist väidetavat tüli nende kahe vahel, mis algas sellega, et üks lõpetas teise jälgimise. Mängus oli võimalik romantiline rivaal ning lõpuks nimetavad Inglise prokurörid seda nüüd mõrvaks. Tänane skandaal viib meid üle ookeani Londonisse, Inglismaale. Just seal juhtuski see traagiline sündmus ja seal elasid ka kaks peamist osalist. Alustamegi sellest ning tutvustame kõiki, kes olid seotud. Esiteks on meil 32-aastane Klaudia Zakiewska. Algselt on ta pärit Poolast, kuid Klaudia tegi end maailmas tuntuks, näidates oma luksuslikku elustiili Inglismaal. Ta oli tõeline mõjutaja, kellel oli ainuüksi Instagramis 275 000 jäljijat. Ta oli tuntud oma kaunite fotode poolest, kus ta näitas luksuslikke rõivaid, lõbusaid ja põnevaid reise ning lihtsalt kadestamisväärset elustiili. Siis on meil 29-aastane Gabrielle Carrington, keda tuntakse internetis nimega Riel UK. Gabrielle sai kuulsaks juba 2013. aastal, kui ta esines Briti saates The X Factor. Tollal kuulus Gabrielle tüdrukute bändi nimega Miss Dynamics. Sellest ajast alates on ta aga jätkanud elu rambi valguses üsna sarnaselt Claudiale. Ka tema postitab Instagrami, näidates imelisi rõivaid, lõbusaid puhkuseid ja kulisside tagust pilku glamuursetele pidudele. Gabriellil on Instagramis lausa 368 000 jäljijat. Pole vaja öeldagi, et mõlemad naised on tõelised mõjutajad. Neil mõlemal on väga suur jälgijaskond ja nad on oma elustiili muutnud täiskohaga karjääriks. Ja just sealt väidetavalt draama algabki. Mõjutaja Lala sõnul on kulisside taga juba kuid pinget kogunenud. Tundub, et see algas millestki väga väikesest. Claudia olevat Gabrielli Instagramis jälgimast loobunud, kuid pärast seda läks asi väidetavalt ainult hullemaks. Internetis levib mitu kuulujuttu ja las ma rõhutan, need on ainult kuulujutud. Neid ei ole ametlikult kinnitatud. Aga mõned allikad Twitteris ehk Xis ütlevad, et nad tülitsesid mehe pärast. Teised spekuleerivad, et neil oli äriline kokkulepe, mis läks vett vedama ja see põhjustas draama jätkumise. Praegu pole täpselt selge, mis nende isiklikus elus enne seda juhtumit toimus, kuid me teame, et asjad läksid 19. aprillil halvast veelgi hullemaks. Nii Gabrielle kui ka Claudia viibisid Londonis Soho linnaosas ja külastasid ööklubi nimega Inka. Süüdistajate sõnul näitavad täiendavad turvakaamerate salvestised, et Preili Carrington, kohtudes Gabrielliga, oli saabunud oma autoga Argyle Streetile, mis asub Inka ööklubi lähedal. Selle aja jooksul näis tal olevat tüli ühe mehega, kui ta oma autost väljus. Nüüd ütlevad süüdistajad, et Gabrielle sattus sellesse tülisse, mis jätkus ka pärast seda, kui ta oma mustast Mercedesest välja tuli. Klubi turvatöötajad püüdsid olukorda lahendada, kuid siis istus Gabrielle uuesti juhi istmele. Süüdistajad ütlesid hiljem avalikul kohtuistungil, tsiteerin, selle manöövri käigus sõiduk tabas Preili Zakiewskat, kes seisis auto ees ning ta lohistati edasi ja kukkus auto ning metallist rattahoidja vahele. Nii et taas, süüdistajate sõnul lohistas Gabrielle Claudiat oma autoga, paisates Claudia keha vastu metallist rattahoidjat. Kui sõiduk liikus edasi, jäi ta täielikult auto alla ning samal ajal tabas autoga turvatöötajat Anush Shishushit, kes oli kõnniteel. Metropolitsei sõnul sai turvatöötaja, tsiteerin, elu muutvaid vigastusi. Ja veel üks naine nimega Letitia Armstrong sai samuti õnnetuses vigastada. Politsei kutsuti sel päeval umbes kell 4:30 hommikul ja nad jõudsid sündmuskohale umbes kella 5. Manchester Evening Newsi andmetel ütlesid prokurörid, et sündmuskohta sai kirjeldada vaid kui paika, kus paljud inimesed karjusid. Seda võiks nimetada ka rüseluseks, nii-öelda. Aga kõige hullem oli see Claudia jaoks. Ta viidi kiiresti haiglasse ja langes koomasse. Varsti pärast seda arreteeriti Gabrielle. Testid näitasid, et tal oli 61 mikrogrammi alkoholi 100 milliliitri hingeõhu kohta.
Ma uurisin selle välja, sest Ameerikas oleme rohkem harjunud vere alkoholisisalduse ehk BAC-ga. See tähendab, et Gabrieli tulemus oli vahemikus 0,13 kuni 0,14, mis on peaaegu 2 korda üle seadusliku piiri 0,08. Sel ajal esitati Gabrielile süüdistus raske kehavigastuse tekitamises tahtlusega, tegelikus kehavigastuses, ohtlikus juhtimises, joobes juhtimises, nagu seda seal nimetatakse, ja mõrvakatses. Ta ilmus 21. aprillil Westminsteri magistraadi kohtusse ja ta võeti vahi alla. Ta ei esitanud süüdistusele vastust, kuid Manchester Evening Newsi andmetel moodustas ta kätega südamekuju oma perekonna ja sõprade poole, kes istusid kohtusaalis. Nüüd, need esialgsed süüdistused Gabrieli vastu olid väga tõsised, kuid nüüd on need tõstetud kõige raskema süüdistuseni, mida inimene võib saada. Mõrv, pärast seda, kui Claudia suri 25. aprillil. Metropolitsei andis pärast tema surma välja avalduse, milles öeldi osaliselt järgmist. Tsitaat. Soovime avaldada oma sügavaimat kaastunnet Claudia perekonnale ja sõpradele seoses selle traagilise uudisega. Meie mõtted on ka kõigi nende juures, keda see juhtum on mõjutanud. Me mõistame, et see juhtum on tekitanud sotsiaalmeedias suurt huvi ja arutelu. Siiski palume avalikkusel hoiduda edasisest spekuleerimisest. Samuti palume inimestel mitte jagada šokeerivaid kaadreid austusest Claudia lähedaste ja vigastatute vastu. Sellise materjali levitamine võib kahjustada meie käimasolevat kriminaaluurimist ja mõjutada tulevasi kohtuprotsesse. Maailmas, kus kõik on sotsiaalmeedia jaoks hoolikalt valitud, said need 2 mõjutajat valusal moel teada, et päriselu tragöödiat ei saa kustutada, kui kerimine lõpeb. Ja nüüd, et sellesse juhtumisse veelgi sügavamalt sukelduda, selleks toome täna saatesse külalise. See on rahvusvahelise õiguse advokaat ja skandaalisõber David Shafee. David, tore sind näha, aitäh, et tulid. Ja alustame siis selle küsimusega. Meie süüdistatav seisis algselt silmitsi mõrvakatse süüdistusega. Nüüd on talle esitatud mõrvasüüdistus. Kas sa arvad, et selle süüdistuse tõstmine on õigustatud? Jah, ma arvan küll. See on sellepärast, et ohver suri. Alguses esitati mõrvakatse süüdistus, kui ta oli veel elus ja teda raviti. Kahjuks ravi ei aidanud. Teda ei õnnestunud päästa. Nüüd on tegemist mõrvaga ja mõrv nõuab tahtlust, mens read, ning tundub, et neil võib olla võimalik seda tõestada, kuid see saab olema prokuratuuri jaoks peamine takistus, et mõrvasüüdistuse osas süüdimõistev otsus saavutada. Jah, ma olen sinuga nõus. See on loogiline, et nad muudavad või pigem tõstavad süüdistuse mõrvaks, nüüd kui ohver on kahjuks selles juhtumis surnud. See on igas mõttes laastav tragöödia. Aga mõrvakatse süüdistuse ja mõrvasüüdistuse vahel on päris suur vahe. Mõlemad on küll väga tõsised, kuid mõrvakatse pole nii karm kui mõrv, sest siin lõppes kellegi elu. Ma tean natuke, kuidas see Ameerikas on, aga kas seal teisel pool ookeani on nende 2 süüdistuse vahel samasugused erinevused? Jah, on küll. Ma mõtlen, et karistus saab olema palju karmim, kuna nüüd on see tõstetud mõrvasüüdistuseks. Jaa, kindlasti, kuna tegemist on väga tõsise süüdistusega, toimub Ühendkuningriigis selle üle vandekohtuprotsess Crown Courtis. Ma usun, et see toimub Londonis Old Bailey kohtus ja vandekohus peab kaaluma tõendeid, et otsustada, kas nad leiavad, et ta oli süüdi. Ja, sa mainisid Old Bailey't ja ma olin sellest varem kuulnud, kui ma seda uurisin. See kuidagi meenutas mulle seda. Minu meelest nähti seal Kevin Spacey't. See on nagu väga tähtis kohus. Ja ma tean, et siin on see teistmoodi, kuna see sõltub jurisdiktsioonidest. See juhtus Londonis. Aga kas sa saad mulle selle kohtu kohta midagi selgitada, mida ma võib-olla veel ei tea? No, see on kõrgeim astme kohus. Kui see oleks olnud väiksem õigusrikkumine, kui see oleks olnud midagi väärteo sarnast, siis oleks teda võinud kohtu alla anda magistraadikohtus ja võib-olla oleks ta saanud ka ilma vandekohtute kohtu alla minna. Aga antud juhul toimub see kõrgemas kohtus Old Bailey's ja koos vandekohtuga. Olgu, see on siis kõige tõsisem asi. Ma mõtlen, et see on kõige raskem süüdistus, mida sa saad saada ja see on nende kõrgeim kohus seal. See ei ole midagi, mida võiks lihtsalt naeruvääristada. Ja ma arvan, et siin on päris palju tegureid, mis selle kõige juures rolli mängisid. Vaatame need kõigepealt üle, enne kui me mõrva teema juurde tagasi tuleme. Üks asi on see, et nende 2 naise vahel oli väidetavalt tüli või kestnud konflikt, sest ma vaatasin nende Instagrami jälgijaid. Mõlemal neist on tuhandeid, 100 000 jälgijaid. Nad on sotsiaalmeedias ja mõjutajatena tõelised tipptegijad. Aga ilmselt oli neil omavahel mingi konflikt ja taust. Kas see on midagi, mida prokurörid tahaksid uurida, kui nad selle juhtumi kohtusse viimise nimel töötavad? Kindlasti.
selleks, et tõendada mens red ehk tahtlust kas siis kedagi tappa või tekitada tõsist kehavigastust, tahavad nad kindlasti näidata, et oli olemas motiiv. Seega see, mis nende kahe vahel juhtus, nende tüli ja vaidlused saab olema osa motiivist. Ma vaatasin ka nende Instagrami lehti. Neil on üsna sarnane välimus. Ma arvan, et seda võib nii öelda. Nii et võib-olla nad konkureerivad ka samas valdkonnas kui mõjutajad. Võib-olla on see osa sellest. Võib-olla on nende vahel kadedus ja see paisus lõpuks selliseks väga kahetsusväärseks juhtumiks. Olgu, sa mainisid motiivi. Ma tean, et siin Ameerika Ühendriikides ei ole see süüdistuse esitamiseks ega süüdimõistmiseks nõutav. Enamasti meile siiski meeldib, kui see olemas on. Ja ma ütlen, meile meeldib, sest mina kui tõsielu kuritegudega tegeleva inimesena tahan teada, miks on motiiv olemas. Ma tean, et ka vandekohtunikud tahavad seda teada, sest mõrv on kõige jõhkramaid kuritegusid. Me tahame teada, miks midagi sellist juhtus. Kas Ühendkuningriigis on see nõutav? See ei ole nõutav, kuid see on oluline osa tahtluse tõestamisel. Teisisõnu, kui on olemas motiiv, on vandekohtul tõenäolisem leida, et oli olemas tahtlus. Ja see on minu jaoks loogiline, sest kui mina oleksin tema kaitsja, võiksin öelda, okei, ta istus autosse, võib-olla ta ei märganud Claudiat seal. Teate, võib-olla me räägime ka joobes juhtimisest, aga see oli lihtsalt suur õnnetus. Kui ma aga olen prokurör, siis ütlen, vaatame nende tausta, vaatame nende sõnumeid, vaatame nende kestvat tülitsemist. Ma olen nõus, et see motiiv on üsna oluline, aga kogu selle asja ettekavatsetus. Kas siin on mõrv ja ettekavatsetus samamoodi määratletud nagu Ühendkuningriigis ning kas nõuded on samad? Jah, ettekavatsetus on osa analüüsist, sest see näitab ka, et oli olemas tahtlus. Aga ma ei usu, et mõrvas süüdimõistmiseks on vaja tingimata ettekavatsetust. Sul peab lihtsalt olema see mens rea, see tahtluse tase, et sa kavatsesid kas põhjustada rasket kehavigastust, nagu Ühendkuningriigis öeldakse, või kavatsesid inimese tappa. Aga see kavatsus võis tekkida sul väga lühikest aega enne juhtumit. Olgu, räägime siis tahtlusest, sellest mens reast, mida sa siin pidevalt mainid, sest prokurörid väidavadki, et nii juhtus. Et meie süüdistataval Gabrielil oli see tahtlus, see mens rea, ohvrit tappa. Kuid kas tema kaitse lihtsalt ütlebki, nagu ma mainisin, et see oli õnnetus, et see kohutav tragöödia poleks tohtinud juhtuda. Aga kas sa arvad, et nad lähevad seda teed? Ma ei usu, et meil oleks mingit infot selle kohta, millist kaitset nad kavatsevad kasutada. Aga võib eeldada, et see oleks võib-olla nende parim kaitse, kui just pole muid fakte, millest me meil ei tea. Aga arvestades, et selle juhtumi pealtnägijaid oli ja ma usun, et see salvestati ka videole, siis on neil raske väita, et tema ei olnud selle sõiduki juht. Võib-olla väidavad nad siis, et ta ei kavatsenud tegelikult seda ohvrit otsa sõita ja et see oli õnnetus. Ja see oleks tõenäoliselt kõige tõenäolisem kaitse, välja arvatud juhul, kui on muid fakte, mida me ei tea. Jah, sul on õigus. Me pole seni midagi kaitse kohta kuulnud. See on kõik vaid spekulatsioon. Ta pole praeguseks isegi end süüdi ega mitte süüdi tunnistanud. Nii et on veel üsna vara. Aga sa mainisid midagi CCTV-st ehk turvakaamerast. Ja oli kohtuistung, kui algselt esitati süüdistus mõrvakatses, kus Ühendkuningriigi prokurörid kirjeldasid kõike üsna põhjalikult. Ja viis, kuidas nad sellest rääkisid, oli lihtsalt nii õudne, et isegi nende kirjeldust oli raske lugeda, ma arvan. Väidetavalt ütlevad prokurörid, et Gabriel oli roolis ja ta lohistas Claudia otse metallist, tead küll, sinna, kus inimesed oma jalgrattaid pargivad, metallist rattahoidjasse. Lohistas ta auto alla. Minu jaoks, ma mõtlen, me võime rääkida sellest, et ta oli väidetavalt purjus või, tead küll, ületas seal lubatud alkoholipiiri. Aga minu jaoks on see lihtsalt eriti jõhker viis. Tead küll, auto versus inimene, kes ei ole autos. Kas prokurörid tooksid selle esile? Ma arvan, et see mõjutab vandekohtunikke ja võib nende emotsioone üles kütta. Ja ma eeldan, et vandekohtunikud saavad seda videot näha, mis, nagu ma aru saan ja nagu sa mainisid, on väga verine ja detailne. Ja prokuratuur kutsus inimesi üles seda videot mitte edasi jagama. Aga vandekohtunikke see video tõenäoliselt ei säästa ja on tõenäoline, et see mängib rolli selles, kuidas nad sellele juhtumile vaatavad. Ja kindlasti, nagu sa mainisid, kui tal oli võimalus peatuda pärast seda, kui ta ohvrit esimest korda tabas, kui ta jätkas tema lohistamist, siis võib ka see mõjutada küsimust, kas tal oli kavatsus.
sul on õigus, on palju tunnistajaid ja lisaks see video. Oletame, et ta karjub tema nime. Ma lihtsalt mõtlen selle välja, see on kõik spekulatsioon. Aga kui ta ütleb midagi sellist nagu kuradile sinuga, ma tahan, et sa sureksid või midagi taolist, kus ta teab, mida ta teeb, siis on see väga tugev märk selle vastu, et see on pelk spekulatsioon. Muidugi peavad mõlemad pooled videot vaatama ja tunnistajatega rääkima. Aga vähemalt mainisid sa, et Metropolitani politsei palus, et seda videot ei jagataks. See on Claudia ja tema pere jaoks juba piisavalt traumeeriv, et nad peavad läbi elama olukorra, kus nende lähedane, 32-aastane väga noor ja ilus naine tapetakse sellisel viisil. Aga lisaks sellele, kui me seda videot jagame, on see neile väga valus, aga võib-olla ka ohustab uurimist. Ja see viibki mind järgmise küsimuseni. Ta suri alles hiljuti. Õnnetus juhtus umbes nädal või natuke rohkem aega tagasi, aga ta suri alles hiljuti. Kas see muudab kuidagi uurimise kulgu, sest alguses oli ta veel elus? Võib-olla ta ärkab koomast. Võib-olla oleks uurijatel olnud võimalik temaga intervjuu teha. Nüüd on ta lahkunud. See muudab selle ju tapmisjuurdluseks, eks? Absoluutselt. Ja ilmselgelt ei saa ta enam olla tunnistaja. Nad ei saa tema ütlusi võtta. See mõjutab kindlasti juhtumit. Aga nagu me rääkisime, on olemas palju muud tõendusmaterjali. Seega ei pruugi neil tema ütlusi vaja minna, et süüdistatav süüdi mõista. Ma olen sellest paar korda rääkinud ja maininud seda, aga ma tahan sinult selle kohta täpsemalt küsida. Sõiduki juhtimine joobe seisundis. Ma tean, et see erineb osariigiti, aga see on üsna karm. Ma mõtlen, et joobes juhtimine. Paljud inimesed surevad selle tõttu. See on traagiline asi, mis juhtub. Ja Ameerika Ühendriikides võib selle eest teada olevalt üsna pikalt vanglas olla. Kuidas on olukord seal Ühendkuningriigis, kui ta ületab lubatud piiri? Nii, et see on ka Ühendkuningriigis kuritegu. Ma ei tea täpselt, mis on lubatud vere alkoholisisalduse piir Londonis. Ja ma ei tea, milliseid tõendeid neil on. Kas neil on tegelikult tõendeid selle kohta, milline oli tema vere alkoholisisaldus? Kuigi tundub, et neil see tõend on. Sest talle esitati süüdistus joobes juhtimises, kuid see on ilmselgelt palju väiksem kuritegu kui mõrv. Nii et nad tõenäoliselt jätkavad selle süüdistusega, kuid nende peamine eesmärk on saada mõrvasüüdistuses süüdimõistev otsus. Nüüd, kui ma mõtlen kaitseadvokaadina, kui ma oleksin tema tiimis, siis ma arvan, ja ma ei tea, kuidas see seal töötab. Sa juba selgitasid seda mulle, aga mina ütleksin, et teeme sellest sõidukiga surma põhjustamise süüdistuse. Sest kui ta oli joobes ja neil on tema vere alkoholisisaldus olemas, see on mul loos kirjas. Ma ei mäleta peast, mis see seal täpselt on. Siin Ameerikas on see 0,08, Londonis on see midagi väga sarnast. Aga kui nad ütlevad, et jah, meil on tema alkomeetri või vereproovi tulemus olemas, okei, ta ületas lubatud piiri. Seda me tegelikult ei saa kaitsta. Miks ei ole see sõidukiga surma põhjustamine, vaid mõrv? Kas tema kaitsjad saaksid üldse taotleda süüdistuse leevendamist? Ma arvan, et saaksid. Ja kui prokuratuuril on raskusi tahtluse tõestamisega, siis nad võiksid süüdistuse ümber kvalifitseerida tapmiseks. Ja see on tavaliselt see, mis juhtub, kui on mõrvakaasus, kuid ei suudeta tahtlust tõestada. See võib olla midagi, millele kaitse keskendub. Nad võivad rõhutada seda, et ta oli purjuseks. Sest nad võivad tunnistada end süüdi joobes juhtimise süüdistuses ja väita, et see oli õnnetus, mis juhtus siis, kui ta oli mõju all. See oleks palju leebem karistus, kui ta mõistetakse süüdi ainult joobes juhtimises, mitte mõrvas või tapmises. Jah, täpselt. Kui ma oleksin kaitseadvokaat, siis just seda teed ma tahaksin minna. Aga sinu jutule toetudes, kõige põhjal, millest me seni rääkinud oleme, tundub, et prokurörid usuvad, et siin oli olemas see mens rea, see tahtjus. Ja on täiesti võimalik, et neil on palju infot, mida nad pole avalikkusele avaldanud. Me räägime lihtsalt nendest kuulujuttudest, mis on ringelnud. Tead küll, nende tülidest või konfliktidest, mis iganes need ka poleks. Võib-olla prokurörid teavad. Võib-olla on prokurörid nende DM-e vaadanud. Ja ma arvan, et see viibki mu järgmise küsimuseni. Me teame mõlemast naisest. Üks neist oli osaleja saates The X Factor, mis on väga kuulus saade, ilmselt ka rahvusvaheliselt. Aga lisaks sellele on nad mõlemad praeguseks üsna tuntud suunamudijad. Ja ma mõtlen, kas nende postitusi, DM-e või mõjutaja elustiili võiks kasutada kohtus tõenditena, kui asi peaks kohtusse jõudma. Absoluutselt, ma arvan, et nende postitused saavad kindlasti olema osa tõenditest, kui nad on teineteise kohta postitanud. Ma ei tea, kas nad postitusid avalikult teineteise kohta, aga nagu sa mainisid, nende otsevestlused sõpradega või omavaheline suhtlus saavad samuti olema oluline osa tõenditest. Minu arvamus on, et siin on väga pikk ja keeruline lugu, mis tekitas selle tüli, mis lõpuks kasvas konfliktiks ja viis selle mõrvasüüdistuseni.
seega saab sellest olema väga huvitav lugu, mida jälgida, et motiivi paremini mõista. ja kuidas juhtus nii, et 2 kuulsat naist, kellel näis olevat luksuslik elu, sattusid sellisesse olukorda? Kus üks on surnud ja teine tõenäoliselt veedab palju aega vanglas. jah, neil mõlemal on elud, mida vaadates, kui sa lihtsalt kerid läbi, taban ma end isegi mõttelt, et oh jumal, ma sooviksin, et mul oleks nende elu. Vaata nende riideid, vaata nende puhkuseid, see kõik tundub nii imeline. Ja ometi, et see lõpeb nii, nagu sa ütlesid. Üks on 32-aastane. Ta on nüüd mõrvatud. Teine 29-aastane, keda süüdistatakse mõrvas. Ma mõtlen, see ei ole see, kuhu sa arvaksid, et see võiks jõuda. Ja ma arvan, et sul on õigus. See juhtum saab palju tähelepanu, sest me saame piiluda kulissidega. Milline see elu tegelikult on sellistes tipptasemel mõjutaja rollides? Ja siis see süüdistus, ma tean, et ma kordan end, aga see on kõige raskem süüdistus, millega sa silmitsi võid seista. Sest mõrv on lihtsalt, tead, kõige andestamatum tegu. Ja veel kord, teda ei ole siin süüdi mõistetud. Ta pole isegi süüdistusele vastanud. Ja see viib mind minu viimase küsimuseni sulle, David. Mis on sinu mõtted, sinu hüpoteesid selle kohta, mis see ees ootab? Kas sa arvad, et see võiks lõppeda kokkuleppemenetlusega? Kas tema kaitse kavatseb proovida süüdistust leevendada, nagu me arutasime? Kui ta mõistetakse mõrvas süüdi, siis millise karistusega ta võiks silmitsi seista? Mis on sinu üldised mõtted selle kohta? Noh. Tundub, et enne kui me rohkem teada saame, on lihtsalt väga palju tõendeid. Näib, et prokuratuuril saab olema äärmiselt tugev kaasus. Ja seega arvan ma, et kaitse üritab teha seda, mida sa mainisid. Ja kui see ei õnnestu, siis nad üritavad kokkulepet saavutada, kus nad tunnistavad end süüdi tapmises kergemal kujul, et saada kergem karistus. Ma arvan, et nii see asi välja näebki. Aga jällegi, peame ootama ja vaatama, millised faktid veel välja tulevad, milliseid kaitsevariante tal veel võib olla. Ja võib-olla väidab ta, et tegemist oli enesekaitsega. Ta arvas, et teda rünnatakse, ta arvas, et teda hakatakse ründama. Aga loomulikult on see väga nõrk argument, sest ta istus oma autosse, ta oli juba kaitstud tema eest. Seega on väga huvitav näha, millega kaitse välja tuleb. Aga minu arvamus on, et nad üritavad ehk süüd tunnistada kergemas kuriteos. Ja see juhtum on igas mõttes traagiline. Üks elu on kaotatud, teise inimese elu on rikutud ja kõik need otsused oleksid olnud täiesti välditavad. See on väga traagiline ja kurb lugu. David Sefieri, aitäh, et tulid saatesse ja aitasid meil sellest kõigest aru saada. Aitäh! Gabrielle Carrington peab ohtusse naasma 19. mail ja sellega on tänane skandaali episood praeguseks läbi. Kui sulle meeldis see, mida nägid ja tahad rohkem näha või minuga sotsiaalmeedias, näiteks Instagramis ühendust võtta, siis leiad mind nimega Sierra Gillespie. Aitäh, et vaatasid tänast skandaali episoodi. Nagu alati, olen teie saatejuht Sierra Gillespie ja kohtume järgmisel korral.